Mida suuremast kalast see filee on lõigatud, seda parem on ka tulemus. Kõige tähtsam on kasutada head kvaliteetset lõhefileed. See on D-Trim Grupp OÜ poolt Selverites müüdav C-Trim lõhefilee. Siin on juba need väiksed kondid ka välja tõmmatud, nii et ainult soolasuhkrut, mitte ühte etiketti ligemalt. Nii, kõhuääred lõikan ära ja need lähevad ka muidugi eraldi soole ja suitsu. Siit võiks ju natukene puhastada, ei ole vist vaja. Päris suurte lõhede, jah, 4–6 kilo peapoolsed fileed on väga head ja ilusad. E-Foodist ainukesena saab osta seda piransoola. See on väga paraja teraga ja kvaliteetne asi. Ja Selveri pruunsuhkur. Silma järgi umbes 60% seda piransoola ja umbes 40% pruunisuhkrut. Nii, soolamiseks kasutan sellist plastmassist nõud, milles sisse ma panen vineerid. Vineer on vähe üks pulk siia alla, et hoiab kerge kalde all. Soolvesi nõrgub siis sellest kaldpinnast ilusti ära. Natuke panen siia ka põhjasoola. Nii, siis läheb nagu naha poolt ka sisse. Tuleb siis esimene filee. Panen sellest siia niimoodi. Ja tunde järgi paksematele kohtadele püüan natuke rohkem panna, lühematele vähem. See on tunde küsimus, kui palju on paras. Millal on paras, kes ütleb, ei tea. Siia otsa peale ka natukene. Siin on pandud distantsiks 3 kruvi. Need kaks siiapoole, see siiapoole. Ja kui nüüd natukene kaldu, panen jälle soola. Jälle soola. Paksematele kohtadele püüan natuke rohkem panna, vähematele natuke vähem. Nüüd mul läheb siis siia viimane kiht. Seda vineeri. Nii, ma ei tea, kas on tõesti valmis või? Panen nats ikkagi juurde, et alati mõtled, et on vähe, või natuke veel. Nii, ja nüüd läheb külmakappi, umbes 20 tundi külmakapis. Nii, kõhuäärtele ka natukene soola. Need jäävad küll soolvette ujuma, midagi ei teha. Nüüd on need fileed siis 20 tundi olnud külmakapis. Vaata, mis nendest on siis saanud. Nii on näha, et need suhkru või soolaterad on kõik ilusti ära sulanud ja tõmmanud siis niiskuse kalast välja. Need kõhuääred, siin on näha kohe, et soolvesi on nende ujuv soolvee sees, ka mitte midagi hullu ei juhtu. Siin on näha, et kõik see soolvesi on sinne kasti põhja kogunenud, aga kuna siin on kaldu need vineerplaadid, siis tegelikult otseselt soolvee sees need kalad ei ole liigunenud.
nii, suitsutan siis hikkori ja pöögi puruga, mis on mõeldud külmsuitsetamiseks. Seda ma ostan E-Popo poest, päris odav on. Ja see puru läheb siis sellise võrgust kanali sisse, võib-olla mingi 25 korda 4 korda 6,5, 7 ja siis selle võrku sain Tähetorni 100A ehitusmaterjalide kauplusest. See on 2 millimeetrise silmaga. Nii, selle kanali põhja ma panen alati hikkori puru. Sellel kaalutlusel ta on jämedama fraktsiooniga ja siis see peenikene pöögipuru kipub siit võrgu silmadest läbi minema. Nii, ja see täis hõõgub mul seal ahjus siis umbes 5 tundi. Et see suitsutamine valmis saaks. Selleks ma laadin 1 korra veel siis teda ja panen kokku 10 tundi läheb mul siis 2 täit ja 10 tundi suitsutamist. Suitsutan siis sellises kõrges Coca-Cola klaasuksega külmakapis. Ja siin põhjas, siin on need kalad ja põhjas on see võrk saepuruga, mis ma nüüd praegu täitsin. See külmakapp on hea sellepärast, et siin on üleval see ventilaator, millele ma panin lisapöörete regulaatori, ta nii täisvungiga alati ei töötaks. Siis on õhk pöörleb siin hästi ja ma ei tea, ma arvan, et ta siis ka kuivatab pärast samal ajal neid kalu. Ja muidugi on siis see termokontroller. Hetkel ma olen suitsetamise maksimaaltemperatuuriks pannud 23, praegu on 19,9, aga kui nüüd päeval hakkab siia külmakapi peale päike paistma, siis kindlasti see temperatuur läheb kõrgemaks kui 23. Ja selleks, mina olen sellise temperatuuri valinud. Sest see saepuru, mis seal suitseb, see annab võib-olla 1 kraadi juurde soojust siia kappi. Esimese hooga jätan kapi ukse natukene irvakile ja panen ventilaatorile täispöördes peale, et ta kuivataks neid kalu. Kalade pinnale peab tekkima selline liim ja skiht. Liim ja skiht ma katsun praegu. Ja juba liimib ka kinni, jah. Liim ja skiht, see pidi olema väga hea. Nüüd panen siis põletiga selle saepuru hõõguma. Soovitan kõigil kasutada seda Novatec Plus, mis on kirjutatud Upside Down System. Siin võid keerata allapoole põleti otsa ja ülespoole ja ta ei ummist ära või ei löö. Vedelgaas ei tule sinna pihustisse sisse. Selle soojaga oli kuulda, et külmakapp läks ka tööle. Praegu näitab jah, et on külmakapi sisemine temperatuur selle gaasileegi tõttu on nüüd 24,6, eks ta kohe muidugi jahutab maha. Ja nüüd see leek on kustunud, suitsu ei tule küll eriti palju, aga sellest jätkub. Ma imestan, et sellest jätkub nende suurte kalatükkide valmimiseks. Need on pärast väga head. Nüüd on 2,5 tundi on põlenud. Jah, 5 tundi põleb see aluse täis. Selle panin ta veel üks lainelise traadist aluse peale, et ta saab alt paremini õhku, siis ta suitseb ehk rohkem. Temperatuuri panin 22 kraadi peale.
Seda saab 0,1 kraadise täpsusega reguleerida. No 8 tundi on olnud nüüd suitsus, vaatame, mis juhtuma hakkab. Suitsu on, mul on veel vist 2-3 tunni jagu on tegelikult seda puru seal. No, niisugused ilusad tahedad on juba, enam ei ole niisugune vedel, vaid on pruunikamaks on läinud. Usun, ma seda peaks vist maitsma isegi. Nii on augusti lõpp ja kell hakkab 10 saama. Väga pime on. Vaatame, kas ikka on suitsu jätkub veel. Vaatame siit ühte veel. No, mõned ilusad on küll. See on korras. Nii, minu arvates on see väga kvaliteetne lõhefilee. 14,99 oli kala, minule kui 65 pluss inimesele veel 10% Selveris alla. Nüüd lähevad need kalad vaakumpakendisse, ja öö läbi tavalises külmikus, siis see maitse soolsus ühtlustub ja suitsumaitse ühtlustub. Nii, ja nüüd homme hommikul on ta palju parem, kui ta praegu hetkel on, kuigi ta praegu on ka väga hea.